No tere! Täna näitan siis lähemalt seda viimati valminud spetsiaalkohalitu. Tegu on siis Matagi ehk siis Jaapani firmaga, Jaapani firma Blank. Blank siis Matagi, Lesson PT Super High. Pikkus on 259, test on 1040, fast. Fast ehk siis kiire ritv. Tegu on siis käsitööridaga, millel on siis karbonist kääbide, siukse musta-rohelise mustriga. Rullialus on Fuji, uus hübriid, eelmine aasta välja tulnud. On siis plastiku ja karboni seguga. Ehk siis on tehtud natukene kergemaks ja natukene tugevamaks kui lihtsalt tavaline plastik. See rullikinnitusosa, see metallist osa ongi titaaniumist, ehk siis on tugevam, et see rulli alus ei läheks katki või kinnitus ei puruneks, kui on pinge või koormus rulli alusele suur. Rullikinnitus samamoodi titaanium. Rõngad on siis Fuji tipp ehk siis samamoodi Fuji titaanium tortside ehk siis see on siis 2014 aastal välja tulnud siukene uuem keraamika, mis siis vahetas välja siki või siis ühesõnaga läks aste kõrgemaks. See on siis tortside on siis 40% kergem. Ja ka siis see titaaniumrõnga siis on selle võrra kergem, sellest et see keraamika osa on hästi õhuke ja lai, ehk siis nöörile, tamiilile surve selle võrra on väiksem, ehk siis kandepind on suurem, kannab rohkem ja on selle võrra siis tugevam ja vastupidavam igasuguste hõõrdumistele. Kui sinagi tahaksid saada siukest rätsepatööna käsitööritva, siis kirjuta julgelt, et hinnaklass jääb enamasti sinna 400, 500, 400, 800, oleneb mis pangu valite, et ütleme, et ridvast siis ütleme 50% on juba ise blank, tavaliselt siuke 150, 200, 300 eurot võib juba ridva blank, oleneb mis firma oma valida. Ja siis teisejärgulised ongi rõngad, on kindlasti kui titaanium tortsid valida, et siis need on hinnaklass jääb sinna siuke 100-150 eurot, oleneb kui suurte või kui tiheda rõngastusega ritv tuleb. Näiteks see sama hübriid rullialus ise juba maksab ligi 60 eurot, et need asjad on kallid ja need kääbideme osad, näiteks lihtsalt siuke kääbideme osa on juba siuke ligi 20 eurot, siukene tagumine kork, see on ka siis alates 5 eurost, 5-15 eurot, oleneb mis firma oma valida. Siuke titaanium, siukene kinnitus on siuke, ütleme 4 eurot.
ja noh, eks need materjalid siis kokku teevadki selle ridva hinna, et see nüüd konkreetne ritt siis koos tööga, tööraha on olenevalt siis töö keerukusest on niisugune 150 kuni 200 eurot, oleneb palju on vaja siin käsitööga juurde siis mingeid asju teha, lihvida, valmistada. Näiteks custom carbon on siin täitsa ise tehtud, et need on kõik niisugused lisatööd, et vajavad rohkelt aega ja keskendumist, et asi õnnestuks hästi. Aga siin ei olegi veel näidata, et jah, ridval on siis niisugune enamasti ma kasutan kordumatut, samamoodi nagu kääbid ennast inspireeritud niisugune rohekas suitsune niisugune sädelev mähis, ehk siis tegelikult on see tehtud musta niidiga ja siis siia peale on saadud siis spetsiaal epoksiidiga korralik ja vastupidav UV-kindel mähis. No mis epad kasutan? No kõige niisugune praegult tipp on muidugi generatsioon 4, ehk siis see on niisugune suhteliselt mullivaba, ehk siis on saavutatud niisugune konsistents, et segades tuleb võimalikult vähe mulje. Ja noh, ütleme nii, et see on üks parimaid, mida ma kasutanud olen. Et muidugi on neid epoksiid on väga palju, mida ma kasutan, et sugugi muidugi ei jää alla ka formula, lihtsalt ongi see, et töö kvaliteet ja töö siis ütleme lihtsus, et sellega tuleb mulje rohkem, ehk siis sellega on natukene lõppviimistlust on natukene kuidas ma ütlen siis natukene mitte raskem teha, vaid lihtsalt, et teda peab siis rohkem segama, võib-olla kergelt kuuma andma, et mullid välja saada ja töötasapind ei jää või ei ole võib-olla nii perfektne. Hinnavahe on ka neil kahel, et üks on võib-olla siuke 40 euri ja teine on 60 euri. Ja need väikesed 250-sed pootsikud. Ega ma ei oskagi midagi, et kui on mingid küsimusi, küsige, kommenteerige selles suhtes, et on avatud, et niisugune teistsugune maailm, et siin sa tellidki ikkagi ridva enda käe järgi, enda käe pikkuse, enda harjumuste järgi, kõik kaal. Selle ridva kaal läks ka meelest öelda, et nüüd kõik see kogu komplekt kaalub siis 146 grammi. Et mis on ka tegelikult üsna hea. See kerguse saavutab ikkagi materjalid, ehk samamoodi need karbon asjad, karbon kääbide, rullialus, kõik rõngad, titaaniumsik, iga asi annab midagi juurde. Aga see tähendab jälle seda, et mida on kergem ritt, seda raske on teda rulliga tasakaalu saada. Aga õnneks multirullid on võimalikult kergeks juba tänapäeval tehtud, et multirulli ritt on nagu juba suhteliselt lihtne tasakaalu saada. Asperrullidega natuke keerulisem, et seal on see, et saavutatakse küll kergus rullimaterjali arvelt, aga nad ei ole vastupidavad, nagu ma olen aru saanud, et siin siuksed just kohale mõdeldes Asperrulli, niimoodi kohe peast ei oskagi, ütleme nii, et 4000 rulli kerget on ikka, seda on raske saada ja ilmselt see kergus maksab teistpidi kätte. Multirullidel on natukene lihtsam see asi, nad on natukene selles osas töökindlamad. Ega ei olegi midagi, et küsi, vastan hea meelega ja kui on huvi, kirjuta ja teeme täpselt sulle sellise riva, nagu sa soovid. Aga tänan.